Once had a love and he was a gas. Soon turned out, had a heart of glass. 3 finalistist oli kõige vähem suutnud salapära säilitada Rebane, keda pakuti näitleja Karl Robert Saaremäe alter egoks nii detektiivi laua tagant kui erinevates kommentaariumites televaatajate poolt. Nii juhtuski, et õhtu esimene maskilangetus tõi kõige vähem üllatusõiskeid. Mask maha, mask maha, mask maha, mask maha, mask maha. Hagijad olid kohe kannul, eks ju. ka sõbrad tuttavad, aga ma pean üles tunnistama, et kõik kallid pereliikmed, sõbrad tuttavad, kellele ma ütlesin, et ma teen ühte väga ägedat BFM-i projekti, millele imetabaselt tuli lihtsalt võttepäevi juurde ja juurde, siis see oli üks luistakas luiske lugu. Nii selgus Maskis laulja 5. hooaja võitja Karvakolli ja Mürakaru duellis. Televaatajate hääletusel Karule alla vandunud Karvakolli kostüümi prognoosisid detektiivid naisartiste alustades Birgit Sarrapist ja lõpetades Sünne Valtriga, aga ka muid avaliku elu tegelasi, isegi Anu Saagimit. Õige nimi, Liis Lemsalu, läbi ei käinudki. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. Kes on? Ma ei näe. Liis ei ole või? Liis või? Täiesti uskmatu nagu sassja. Mu abikaasa teadis, mu laps teadis, aga ta ei teadnud ka, ta ei saanud ju aru. Ta teadis, et emme kogu aeg midagi seal vehkis ta ees. Ma tantsisin hästi palju talle, tema oli minu žürii, minu detektiiv. Väga tahtsin isale rääkida. Ei rääkinud. Tead, kes veel ei teadnud või? Need. Kui Lemsaluni kohtunikud oma aruteludes ei jõudnud, siis korra käis lauast läbi hoopis kostüümi autori Liisi Eesma nimi. Vaid aina edasi tõttab. Täitsa lõpp. See oli väga keeruline. Liis tuli mulle stuudiosse külla, muidugi ka teda ma tunnen juba varasemast ajast. Tal oli kaasas pudel veini. Siis me tegime selle veini lahti, siis ma olin niimoodi, Liis, kuule. Mul on nagu kasti täis hulaseelikuid. Ma tahaks just teha nagu mingisuguse karvatuusti. Ma tahaks just teha sellise saiseva, sellise energilise tegelase. Ma tean, et tal on hästi hea energia, ta on hästi hea liikuja. Ja nende karvadega ja selle karvakostüümiga on see eripära, et iga liigutus, iga väike liigutus, mis sa paned, see nagu võimendub 50 korda. Saate võitjas ei olnud pärast laupäeval Ülemiste keskuses toimunud Maskis laulja fännipäeva ilmselt suuri kahtlusi. Mürakaru suutis sel korral kõikide pisikeste, aga ka suuremate televaatajate südamed võita. Et karukostüümis peitub laulja ja näitleja Saara Pius, tuli aga kõikidele üllatusena. Väga suur üllatus. Totaalne pauk, totaalne pomm, et selles mõttes, ma võin nagu ameti maha panna. Väga suur üllatus oli ja mul on väga hea meel, et just nemad sinna finaali said, sest et nagu ma olen siin juba korrutanud, oleks ka kummaline, et finaali saavad 2 sellist inimest, keda me juba alguses esimeses saates ära tunneme. Ma ei tea, me vist ei pakkunud kordagi nende nimesid. Ütle, et nad väärisid võitu. Ja nad väärisid võitu. Vaieldamatult laste selle hooaja lemmikkostüüm. Kas sa nägid seda ette, et kui sa teed sellise nunnu olevuse, et see niimoodi lendab? Absoluutselt jaa. Selles mõttes, et kui sa paned nii geniaalse inimese, kes on superandekas, kes on megaterav, ta tegi kõikidelt detektiividele ära, come on, geniaalselt lugude valikud, geniaalselt meisterlik liikumine laval, selles mõttes, et nii mõnigi proovis seda maski, ei suutnud sellega nagu ühte pööretki teha ja ta lihtsalt mängis selle mitmekilose raske svammiga, karvakuhjaga nagu lihtsalt nagu see oleks mitte midagi.
seda kostüümi ma rohkem selga ei taha panna. Mul on nii palav ja ma lihtsalt higistan ennast juba täitsa niimoodi, et 5 kilo kergemaks. Aga ei eks ma jätkan nii, nagu ma kogu aeg jätkan. Natukene näitlemist, natukene laulmist, natukene üht koma teist. Arvasid sa, et sa nii kaua siin saates vastu pead? Ei, ma räägin, kui ma sain teada, et Reigo Tamm, mu hea sõber, tõesti, me teame üksteist juba kaua, et tema on detektiiv, siis ma mõtlesin, selge, et langeb varsti välja seda sammu jälile. Ja näitleja ka ise on ju, et ta tunneb võib-olla ära ja siis saate järelt ma kuidagi aina nagu läksin ikkagi edasi ja kordagi mu nime ei pakutud, mis on väga tore. Televaata ju nägi, et saates oli 10 maski, eks ole, 10 maski ja mina oskan arvutada. Ja meie pakkusime enamus ikkagi ära. Enamus maskid said maha võetud ja nimed said pakutud. Meeskonnana me töötasime väga hästi. Ma tahan kõiki tänada. See oli väga meeldiv koostöö. Ja meie meeskond tuli auga siit välja. Me pakkusime enamus ära ja vähemus jäi siis nagu pakkumata. Aga see ongi mängu ilu ja televaatajatele rõõm ja põnemus.